Ja alustame Sikupilli keskkooli aktusega, mis on pühendatud Eesti 98. sünnipäevale. Palun tõuseme hümni laulmiseks püsti. Mu kodu ja siin on mu maja, hõikan ja gaasikus hõige kajab. Vaatan rukkipõld päikest on täis, päike me põldudel külas käib. Kividel hüppan ja jooksen randa, aitan kaluril kala kanda. See on mu kodu, mu sünnimaa, põldude, mere ja päikesemaa. Mida tähendab sinu jaoks ja sinu pere jaoks Eesti Vabariik? Ma soovin teile kõigile palju õnne ja ilusat sünnipäeva tähistamist. Minu Eesti on väike ja ilus. Eestimaa on mu kodumaa ja mulle siin meeldib. Ma elan Eestis, mis asub Tallinnas. Ma elan Lasnamäel ja mu kool asub ka Lasnamäel. Mulle meeldib mu kool, sest see on mu kodu lähedal. Ma olen käinud ka paljudes kohtades, näiteks Pärnus, Tartus, Saaremaal ja mujal. Mulle meeldib käia Pärnus maal, sest seal saab teha tööd ja talvel saame moosi. Suve vahel käin tavaliselt ise puutööd tegemas ja jalgpalli mängima. Ma olen käinud ka matkadel nii rattaga kui jalgsi. Mulle meeldib väga sõita jalgrattal ja tõuksiga. Mulle meeldib käia Kadriorus ja Paepargis jalutama. Ma näen koduaknast väga hästi merd. Mulle meeldib elada Eestis. Eestimaa on õige väike, alati ei paista päikest. Taani kuningas kord ütles otse, mida mõtles. 3 kuud külma, 9 kuud kurja ilma. Nüüd, kus rahvas palju reisib, näeme maika teisi. Mõnel maal päikest terve aasta, aga meil on 4 aastaaega. Kevad, suvi, sügis, talv, see on meie viljasalv. Eestimaa on tore maa, siin on palju lapsi ka. Haridus on nendel hea, kui kord suureks kasvavad. Eestimaal on palju metsi, seal võib leida nii karusid kui kitsi. Sügisel meil kõigil korvid täis, marju seeni väga häid. Eestimaa peab üht suurt pidu, selleks on laulu- ja tantsupidu. Rõõmsal laulu- ja tantsu peal, tants ja laul meid ühte seab. Eestimaa jaoks on ka üks tähtis kuu, selleks on veebruarikuu. Selles kuus on ka üks tähtis päev, see on Eestimaa sünnipäev. Särgede parved kalani kutsuvad, nimi on läinud. Sussupääsuke poegadega toimetab, ilm on hirmus soe. Punapõske nõul kukkus minu kõrvale, kured lähevad.
vabaneb augu. Kitse jälgede rada istub mu teega. Tõesti, selle aasta kirjandivõistlus oli selles mõttes erinev, et teema andis teile võimaluse teha hüppe lapsest täiskasvanuks. Ta viis teid vähemalt 10 aastat vanemaks nende inimeste hulka, kes teevad otsuseid. Otsustaja. Ma natukene kartsin, et tuleb umbes niisuguse ettepanekuid, et tunnid veerand tunniseks, vahetunnid 3 tunniseks, tasuta kommide ja küpsiste jagamine ja õpetajale keelt panna 3 kehvemaid hindeid. Seda ei olnud. Selle asemel te saite suurepäraselt hakkama analüüsiga, mis on koolil vajadused, millised on probleemid. Te suutsite nendele läheneda nii õpilase, õpetaja kui haridusministri positsioonilt. Selles mõttes oli väga hea ja selline teemaasetus täiesti õigustas ennast. Nii, Helleri Tähtre. Maria Helmvee. Helina Ohtla. Karmen Kalamees. Nii, ja nüüd eripreemia kirjandi eest, mis kõige paremini järgis juhtimisteooria põhimõtteid. See on autor, kes oma kirjandit alustas kooli direktorina ja lõpetas haridusministrina, mida ma talle soovin ka eluks. Melissa Martikainen.
ja tänavaaastane kirjandivõistluse võitja on Katariina Kuusemets.